Tere, head külmaväristajad ja Kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja nagu te näete, mul on uus stuudiokujundus. Õigemini ma tõstsin siis oma kirjutuslauda ühest kohast teise, sest et psühhomotoorne raudsa, see oli veel selle kadu neljapäeval, nii et mul oli tunne, et ma pean midagi tegema, aga et oleks, et siis koristaks nagu ei, ikkagi tõstame mööblit ringi. Ja siis siin ripuvad toreda ajakirjaniku kolleegi Krister Kivi käest saadud. Issa, ma ei mäleta, mis riigist need pärit on, aga igal juhul on kookospähklitest tehtud mingi siuke valguskett, aga ma pean siin ainult üks pirn põleb, nii et ma pean nendega pirnidega tegelema. Aga igal juhul ma arvan, et see saab pimedas olema päris cute. Aga we shall see, ja see nagu see, te siis teate, mis muna siis on. Neid on rohkem. Ja et oleks teada, siis Laaduška on seal taga, nii et kõik on omal kohal, aga ta võib ka haukuda vahepeal, sest et aeg on edasi läinud ja tuleb välja, et ta ka haugub vahepeal, mida ma arvasin, et võib juhtuda. Mul on seda igast asju näidata, aga teistes saadetes saab ka seda teha. Jäta midagi varuks, igaks juhuks. Jah. Mul ei ole mitte mõmmigi näidata. Aga on sul midagi kriipit rääkida? Jaa, on küll. Aga ma ei mäleta nüüd, mis see oli. Mingi asi oli, mis ma mõtlesin, ma raudselt pean saates rääkima ja mul ei tule see nüüd meelde. Ma pean oma müsliajuga midagi tegema. Ma isegi hakkasin märkmeid tegema, aga isegi sellest ei ole enam kasu. Kusjuures mul on ka väike süke mingi meenutus, et mul just kui oleks olnud midagi, aga okei, kui tuleb meelde, siis tuleb. Sellest võiks võib-olla kiiresti rääkida, et see meie väikene võistluslaadne asi käib endiselt. Meil on juba tulnud ka üsna mitu tööd, varsti saate kõik näha. Ja Tämekede galerii. Ja igal juhul 15. või oli meil jutt vist 15. juuni. Äkki oli tõesti, igal juhul eriti innustame me nooremaid kuulajaid joonistama midagi, mis võiks minna Kikimooride särgile. Ta ei pea olema õnnetu, mis iganes naine see oli, kes istub pingi peal. Ta oli nii õnnetu, kännu otsas. Kännu otsas, jah. Et mul on ju siin, ma kohe vaatan, ma räägin, ma tõstsin kõik ringi. Et ma saan näidata inspiratsiooniks mida on tehtud. Selle tegi mu õetütar mitu aastat tagasi juba. Nii et laske aga lennata loovusel ja muidugi praegu on siuke kooli lõpuaeg. Kõigil on kiire praegu igal pool. See on uuemast ajast. Nii et tuid, mul on küll igal juhul, need, mis on otse mulle saadetud, need on väga ägedad. Ja mul on sulle kingitus, õigemini kingitus on ühelt meie kuulajalt, Ragnalt, kes ma panen ekraanile ka pildi toredast toidunõust, siis vist on õige öelda, siuke puidust tehtud, valmistatud, peal on siis Laada pilt kõrvetatud sisse ja siis on 2 kaussi ja siis peale on veel kirjutatud Laada, nii et sellise asja ta valmistas kingitusena Laadale, see on siis, ma mainisin see eelmine kord ka vist. Ja. Et on H ja T ehk siis nagu hashtäht ja tõhtäht käsitöö Facebookis ja sulle oli tal ka siis kingitus, et sa ennast liiga kurvalt ei tunneks. Ma ei ole vaadanud, mis see on. Nii et kui me laupäeval loodetavasti näeme, siis ma saan sulle tuua. Või kui tore. Ja siis me saame saates näidata. Igal juhul suur aitäh. Laada õgardab sealt hea meelega sellest kausist ja on väga uhke selle üle, ma eeldan. Aga meil on nüüd täna kuulajakirjade saade ja läks nõnda, et vahepeal ei ole ainult meie udupead, vaid juhtub ka parimatel, ehk siis meil on tänane saade selline, kus meil on 70 lehekülge kirju
mis ei ole mitte kuidagi ära sorditud, me ei loe kõiki ette, ärge muretsege, sellest ei tule see maratonsaade, mida ükskord siin sai vihjatud. Aga me hakkame võtma täiesti suvalises järjekorras ja jutustame ja loeme ette nii kauaks, kuni eeter täis saab, ehk siis tavapärane saate pikkus ja vaatame siis, kas siit tuleb mingi teema. Ühesõnaga, me ei tea ka, mis ajalises järjestuses need sinna kopitud on tõenäoliselt. Pole aimugi, aga me võtame täiesti suvaliselt. Aga äkki siis teeme niimoodi, et sel korral alustad sina hoopiski, kui meil juba on siuke tagurpidi saade. Täna on kõik nii tagurpidi juba, aga olgu pealegi ma ei vaata, ma lihtsalt scrollin täiesti suvalt allapoole praegu. Sa võid mulle öelda, võid lihtsalt ka öelda, mis leheküljelt on, siis ma tean, kuhu poole ma scrollin. Jaa, kui ma jõuan sinna, ma natuke maadlen veel. Maadle. Nii. Okei, lehekülg on siis meil 39. Ilus. Tere. Ka minul on kogemusi vaimudega. Äge. Mul on 5 venda ja 2 õde. Päris palju. Ise olen noorim, 2000. aastal sündinud. Kolisime perega 2005 umbes 1900. aastate alguses ehitatud majja. Maja on meil Änglemaa külas Padise lähedal. See on siin lähedal. Väga detailne. Eelnevalt elas seal vanaema, kes kolis ise väiksemasse majja. Kõige esimesed mälestused sinna kolides on öised pööningult kostuvad sammud. Suurepärane. Vahel kiiremad, vahel rahulikumad, aga järjepidevad. Me alustame juba tugevalt. Kolistati ka pööningul olevate ehituslaudadega. Need sammud kestsid vähemalt pool tundi. Neid kuulis peale minuga meie ema ja õed-vennad. Isa ei rääkinud kunagi midagi. Tüüpilised mehed, ma ütlen. Ausõna. Nagu ei ole olemas. Kui ma ignoreerin, siis neid ei ole olemas. Nagu mu tundeidki. Nii, iga öö päris ei kuulnud, aga ikka loendamatu arv kordi neid esines. Need lõppesid mitu aastat hiljem, kui mu emal üle viskas ja ta karjus lae poole, et kas sa juba ükskord lõpetad, siin majas on tööinimesed ja vaja vara ärgata. I love it. Niimoodi tulebki asjad kätte võtta. Kiitused emale. Ja on ju. Kord kuulsid ema ja õde köögis istudes põranda all 3 koputust. Appi, ei, see on midagi veel hullem. Ka 2 venda kuulsid kord ühe vana vitriinkapi alt koputust, kui telekat vaatasid. Seejärel vanem vend ütles nooremale naeratades hea tööd ja läks oma tuppa magama. Oota, vanem ütles nooremale või? See on nagu eriti, see on väga siuke nagu õvede vibe, vaata, et nagu lihtsalt nagu screw this, you're on your own, nagu, et nagu mina sind ei kaitse. Issad jumal. Nii, magasin endast 2 aastat vanema vennaga mitu aastat samas toas ja vend kurtis mõnikord hommikuti, et keegi näpib öösel ta varbaid. Kuidas see saab veel rõvedamaks minna? Kohe läheb. Super. Ja et on mustade juustega väikest tüdrukut voodi otsas ukse ees näinud. Mul on ülekere külma variant praegu. Kui kõik õed-vennad kodus olid, siis olid õed minuga samas toas ja noorim vend pidi meie toast elutuppa madratsile magama minema. See noorem vend kogu aeg seal. See vaene noorem vend. Nii, elutuppa madratsile magama minema, seal oli ka 2 voodit toa nurgas, et vanematel vendadel mingi ase oleks. Okei, vendade nurk siis. Ühel hommikul siis üks vanematest vendadest rääkis, et nägi öösel noorima venna madratsi otsas väikest mustade juustega tüdrukut istumas, kes venna klotsidega mängis. Oh shit. Miks see noorem ja vanem sai ka vaata selle, tema nägi ka teda ju. Nüüd nägi, jah. Kord oli ühel teisel vanemal vennal. 8 last ära, ärme üldse üritagi. Sõber külas. Nad olid sel ajal 20. alguses. Sõber magas diivanil, mis oli keset tuba ja vend magas samas elutoas voodis toa nurgas. Okei, nii.
Kuulsid siis öösel, kuidas välisukse hääl käis ja sammud tulid läbi esimese suure toa taha elutuppa. Käis ka selle tagumise elutoa ukse hääl, aga uks oli kinni. Okei, see tundub veits siuke residual on ju. Mis iganes selle eestikeelne vaste on korduv energia või kinni jäänud energia, aga ikkagi Rasked saabaste sammud tulid diivani taha, kus sõber magas ja jäid sinna seisma. Seejärel lahkus too jälle rahulikul sammul välja tagasi. Ma ärkasin ühel kevadsuvisel hommikul umbes kella 5 aeg, kui õues oli juba valge. Kella ei julenud vaadata, kuna tundsin kedagi oma jalgade otsas istumas, käsi mu pahkluude peal. Kui rõve. Kuidas ma niimoodi valisin? Siis sa tegid silmad lahti, see oli mustade ustega tüdruk. Mul esines lühikese aja jooksul ka imelikke kogemusi oma tekiga, kui olin umbes 11. Kord ärkasin öösel, et tekk lendas pealt. Mulle meeldib, et ta alustas oma kirja nagu, mul on ka mõningaid kogemusi vaimudega ja siis ta ootab lihtsalt nagu mingi täielikku, millest saaks nagu 1000 erinevat õudusfilmi kirjutada. Kord oli mu tekk ka teises toa ääres peeglikapi all. Kusjuures mu lapsel on raskustekk, mida ma ei suuda nagu, ma ei jaksa seda praktiliselt üldse tõsta ja kujutad ette, siis on ju selle hüprise vahetamine. Mu laps, ta on praegu nii ära treenitud, see on nagu mingi öine treening talle, et tema jaoks on see nagu juba, ma võiks 2 raskustekki all magada. Aga kui raskustekki lennutaks keegi nagu teise toanurka, kes ilmselgelt ei oleks mu tütar, vot siis ma usuks. Muidu ma olen megaskeptik. Sa oled jah kõige suurem skeptik ever. Nii, tataratara. Keegi vist pakkus, et ise panin öösel selle kapi alla, no tore küll. Ükskord läksin unesegasena ema juurde jutuga, et mul pole tekki. Emaga vestlust mäletan hästi. Ega ta rõõmus polnud, kui nägi, et pimedas toas ta voodi kõrval olen. See on ka creepy. Läksin siis ilma tekita magama, aga hommikul avastasin, et tekk oli ees toas ahju ääres pesunööril. Seda korda seletaksin, et kõndisin siis unes ja panin ise pesunöörile, aga hirmus kuidagi. Ei, mina ei seletaks seda niimoodi. Pealegi, ilma tekid, okei, 8 last, ma saan aru, et 8 tekki nagu igal hoida nagu silma peal on keeruline, aga mul on vähemalt 10 pleedi, et anna midagigi lapsele kaasa siis. Nii, nüüd kui olin 13-aastane, siis olin vanema venna ja ta maks 1-aastase tütrega hoovis grillimas. Vend saatis mu tuppa liha järgi ja ta tütar kiikus beebikiigel, ise ta sealt välja ei saa. Külmiku uks avaneb köögis kõrval toa poole, kus on ka välisuks. Külmkapist liha võttes kuulsin välisukse kiiret paukumist ja keegi noorem tüdruk jooksis naerdes taha elutuppa. Sammude pikkuse ja naerukilgete järgi oli umbes 5-6-aastane. Võtsin ruttu liha ja pöörasin pilgu tagumise inimtühja toa poole. Nägin veel aknast, et vend lükkab endiselt oma tütrele kiigelhoogu. Ei ole meeldiv. 14-aastasena üksi elutoas olles kuulsin hetkeks kõrvaltoast lapse nuttu, aga kodus polnud kedagi. Mingi päev koolist koju tulles nägin, et välisukse kõrval tõmmati aknale kardin ette. Hetk enne seda paistis pilu, et sealt vahelt välja näeks passida. Jällegi, minu pereliikmeid kodus ei olnud. Tuppa läksin paari tunni pärast, siis kui vanem vend töölt jõudis. Ma ei oleks ka läinud vist. Juba sellepärast, et seal on ka see šanss, et see võib olla keegi elab. Ja kui sa oled, me ei tea, mis soost on kirjutaja, aga ükskõik vahet ei ole, kui sa oled noor laps, siis minna majja, kus potentsiaalselt on sisse tungija, kes ootab siis nagu no way, nagu olgu see nagu paranormaalne või igal juhul on ei. Igal juhul on ei, jaa, täiesti arusaadav. Nii, mu vanem õde rääkis, et nägi üle hoovi sauna poolt, et valge inimese kujuga kogu
liikus välisuksest välja ja pikemal maja küljel olevast verandast sisenes uuesti majja. Jumala eest, no miks te teete niimoodi, noh? Mis maja see on? Vanaema kellegi jutu peale rääkis, et paarsada meetrit eemal naabertalus 60ndate paiku olnud vend ja õde küla peal kiviaiale mängima läinud ja õde oli kiviaialt maha kukkunud ning kivi oli talle pähe kukkunud. Vend oli surnud õe siis süles koju viinud. Too õde oli 5-aastane. Mustade juustega. Paljud meie perest mõtlesid, et ehk oli seesama tüdruk meie koju eksinud peale surma, väike küla ju. Meie enda kodu kohta midagi ei tea. Vana naine, kes seal elas, põgenes sõja ajal Rootsi ja nii said mu vanaema ja tema elukaaslane kuidagi selle endale. Meie päris vanaisa suri motika õnnetuses, kui meie isa oli vaid aastane. No. Oleme seal kodus ema ja noorima vennaga sleep paralysis kogenud. Uneparalüüs. Unehalvatus. Jälle halvatus, jah. Vennal voodi rappus ja tundis, et keegi kisub teda voodi sisse. See on rõve. Vend oli siis umbes 18, aga kui liigutada sai, helistas suurest hirmust emale kõrvaltuppa. Okei. Ma magasin enda hirmsa kogemuse ajal maja tagumises magamistoas. See juba väiksena ei meeldinud mulle ja paistis salapärane. Oli ühe vanema venna tuba alguses. Okei, enne oli vanema venna maja, siis oli tema. Magasin seal nädalavahetuseti, kui linnast koolist koju läksin. Sel ööl tahtsin siis jalga sirutada une ajal, aga miski oli ees. Ja tundsin, et keegi liigub mööda mu vasakut külge mu näo kohale. Nägin pimedas toas täiesti selgelt seda hirmsat halli nägu. Oli nagu mehe moodi. Heidi, lõpetame siin saate ära, palun. Meil on aega veel, ootad. Ei suuda taluda enam seda kõike. Kohe saab läbi, ole rahulik. Hinga. Hall mehe nagu. Ja sa füüsiliselt Püüdsin kogu hingest karjuda, aga no ega häält sel ajal ei tulnud. Silmi ei saanud ka sulgeda. Mitu aastat arvasin, et see oli päris, kuna see nägu oli liiga selge ja nii lähedal. Emagi on mulle öelnud, et seal toas on ta jaoks alati mingi halb energia olnud. Minu jaoks terve maja siiani kahtlane. Igas nurgas miskit toimunud. Ahaa. Ja oleks unustanud. Üks vend elas paar aastat naisega meie kodus. Okei. Naine oli siis raseduse lõpupool juba ja kodune. Ma ei tea, kuidas ma tahan teada, mis siit edasi tuleb. Sa ütlesid, et jätkame. Mina palun et jätame saate pooleli. Okei. Pesi köögis nõusid. Kraanikaus kohe köögi ukse kõrval, et näed tagumisse tuppa ka piiluda, kui samm köögist välja teha. Taga elutoas telekas käis. Kuulas oma mingit saadet. Telekas hakkasid mingi hetk kanalid vahetuma ja mingeid muid viperusi toimus sellega. Oli uuem telekas. Tehnikavend ma pole, aga telekat tavaliselt ise ei tüdine ühest samast kanalist ära, et midagi paremat otsima hakata. Tavaliselt mitte, jah. Eks neid lugusid on veel. Praeguseks aitab küll. Veits piinlik ka nii pikka kirja teile saates ei pea olema üldse. Issand jumal, mitu korda me peame ütlema seda. Oota, see veel tuleb. Loodan, et kõlbab ette lugemise. Kullakesed, absoluutselt kõik, mis te kirja panete, on kuld. Igal juhul see oli praegu... See oli täielik kuld. See oli teile mõeldud ja see oli täielik kuld ja siis ta kirjutab siia lõppu veel, et lahedad olete ja palju edu. Ja nüüd ma teen selle loo tulipunaseks, sellepärast, et see on nüüd tehtud. Oh my god, what a fucking ride nagu. Aedade ja vanaemadega seoses mul tuli meelde üks lugu, mis on ka hästi rõve, mida minu vanaema mulle rääkis nooruses. Raplamaa, aga ma arvan, et see ei ole ainult Raplamaaga seotud. Vähemalt meie maja ümber oli siis, maamaja ümber Kajus, oli siuke roigasaed on ja siuksed roigastest niimoodi. Ja muidugi meile meeldis sealt üle ronida ikka, sest et see oli, miks minna väravast, kui saad üle aia ronida nagu. Ja siis vanaema rääkis, ma ei tea, kas see on nagu tõsilugu või ei ole. Igast lugusid räägitakse lastele. Et
et tema teadis nooruses ühte tüdrukut, tema küla tüdruk, kes samamoodi üle aia ronis, aga kukkus siis jalad harki sinna. Ai, vau. Vot. Selline rõvedus siis. Ei soovi. Nii. Nõnda, ma siis kerin ettepoole natukene ja läheme leheküljele 20. Oota, ma vaatan. Siin on kellegi mitu lugu. Okei, no siis oleme leheküljel mitte 20, aga kuskil natuke eespool. Nii, tere armsad kikimoorid. Säästan teid uue nime mõtlemisest ja mõtlesin, et võite mind Anetiks kutsuda. Tere, Anett. Mind väga huvitavad kõik paranormaalsed ja krimilood. Seega olin väga õnnelik, kui leidsin teie kikimooride podcasti. Kuulan teie podcast'e tavaliselt suvilas tööd tehes või jalutamas käes. Oota, ma sain just aru, et ma ei näe sind. Oota, kuidas sa ütlesid, et sa teed, et sa tõmbad selle nagu välja? Ma teen 2 netiakent. Aga siis ta ju... Ja panen need kõrvuti. Mulle meeldib, et mina olen ju see, kes seda kõike hakkab toimetama täna. Tal on päris mitmeid lugusid, aga ma võtan nii palju. Oi! Nii. Ma teen ikka enda moodi. Kohe loeme edasi. Toimetaja Dagmar, calm down. You will be fine. Võib-olla toimetaja Dagmar ei lõika seda üldse välja, see on ka variant. Et ikkagi näeksite, tõenäoline. Kuidas käib saate loomine. Sest toimetaja Dagmar on olnud üleval alates kella mingi 5:30 täna, sest et toimetaja Dagmar käis televisioonis. Nii. Väga õnnelik, et leidis meie kikimooride podcasti ja kuulan teie podcast'e tavaliselt suvilas tööd tees või jalutamas käes. Üle-eelmisel suvel kuulasin ära ka teie külmavärinate kõik osad. Väga lahe. Mul on mitte üpriski kõhedat lugu, mis on juhtunud mu maakodus ning üks lugu, mida mu vanatädi mulle rääkis. Esimene lugu on siis kass Artur. 2 aastat tagasi sügise lõpus rääkis vanatädi mulle oma hiljuti siit ilmast lahkunud kassist. Ta nimi oli Artur ja minu arust nägi ta väga sarnane välja kass Garfieldiga. Artur oli nagu mu vanatädi hingesugulane. Vanatädi jutustas, kuidas ta ikka veel südamel kripeldab, et ta viimasel ööl ei lasknud kassi enda juurde magama, kuid ta teadis, et Artur lahkub tol ööl. Sulgudes selgituseks, Artur oli umbes 16-aastane ja viimased kuud enne suremust väga väsinud ja nigela välja nägemisega. Jah, ma tean, mul on 2 umbes sama vana kassi surnud ja sa saad aru, millal nad hakkavad minema. Nii ta jätkab. Veider on see, et kassid tavaliselt surres jooksevad kodust minema või lähevad inimeste juurest kaugemale. Kuid Arturiga oli teisiti. Jällegi, jah, saan seda kinnitada. Mjuks teadupoolest pressis ennast pesumasina vahele, sest mujal ei olnud minna, aga mu õel ja emal mõlemal on see kogemus, et kassid lähevad ja mu vanaemal oli ka see kogemus, aga sellest me oleme rääkinud. Igal juhul, aga Arturiga oli teisiti. Ta oli kraapinud umbes 20 minutit magamist ukse taga, kuid vanatädi ei soovinud hommikul surnud kassi kõrval ärgata. Ma ei soovi. Niisiis läks ta koridori, kuhu oli teinud kassile kamina ette tema viimase öö jaoks eraldi aseme. Kamin asub magamistoa vastas, otse paarist trepiastmest üles minnes. Ta hoidis teda viimast korda süles ning kassi asemele pannes pani toodale käpa käe peale. Vanatädil on tagajas lipupost, mille ette nad Arturi matsid. Paar päeva hiljem oli vanatädi läinud aeda lilli kastma. Selle lipuposti juures kõndides nägi vanatädi väga selgelt oma kass Arturit istumas aianurgas umbes 3 meetri kaugusel temast ja rahulikul meelel tema poole vaatamas. Vanatädi mees on öelnud mitu korda seda juttu kuuldes. Sa vana inimene, silmad mängivad sul vingerpussi.
mina ütlesin talle rahustuseks, et küllap tuli kass temaga hüvasti jätma, sest siit ilmast lahkunute hinged on ju veel 40 päeva maal. Veel rääkis vanatädi, kuidas ta on kuulnud kassisamme trepist üles ja alla kõndivat ja vanatädi tütar on ka neid seal ööbides kuulnud. Vanatädi räägib, et tal on tunne, nagu Artur oleks ikka veel kuskil majas olemas ja jälgib teda. Ka minul on seal olles tunne, nagu Artur peaks tulema külmkapi ust lahti tehes jalgade vastu hõõruma või diivanile istudes hüppab su kõrvale ja nurub pai. See on nii armas, ma olen nii tahtnud, kusjuures ma vist rääkisin, kui me üks suri, siis meil olid külmakad, et mitmeid kordi lapsed just nägid, et volksamas seda miilatuppa või nii, aga mul on ka nii kahju, et ma ei ole tajunud enam, et nad oleksid nagu siin, ei miuks ega pussakas, et ju nad on kuskil siis kerge käpa maal. Aga võib ka olla, et ma lihtsalt olen ajanud mul on alati mingi kass, mul ei ole olnud kassitud hetke, nii et võib olla mingid hetked, kus ma olen arvanud, et on praegused kassid on tegelikult hoopis endiselt teinud häält, nii et kes teab. Aga siin on veel 2 lookest. Nii, ise süttivad laelambid. Anett siis kirjutab. See lugu juhtus umbes 6 aastat tagasi suvel mu maakodus Rahklas, kus elavad mu vanavanemad ja kunagine sõbranna. Me elasime umbes 600 meetri kaugusel üksteisest. Sõbranna maja juurde minnes pidi minema üle suurest ristmikust, mille juures on üks mahajäetud koolimaja, mis tekitab ka päise päeva ajal külmavärinaid. Kõlab nagu midagi, mille peaks kirja panema ja tšekkima. Maal olles veetsin kõik päevad ja enamus ööd koos selle sõbrannaga. Ühel korral, kui tema juurde ööseks jäin, läksime umbes 1 või 2 ajal öösel õue jalutama. Väga kaugele me ei jalutanud, sest maakohtades pole väga tänavavalgustust ja olime just mitu õudukat vaadanud. Okei. Ümber maja jalutas. Ja pluss eelmainitud koolimaja on meie mõlema majadele väga lähedal ning polnud väga tahtmist selle ümbruses keset ööd ringi konnata. Ära minnes panime kõik tuled toas kustu ja sõbranna kass jäi üksi tuppa teisele korrusele magama. Sõbranna majas on üleval korrusel magamistoad ja allkorrusel on avatud köök ja elutuba. Enne äraminekut kontrollisime, kas lasime kõik tuled ikka ära, sest majas läks liikumisanduriga põlema vaid vahekoridoris olev tuli. Tagasi tulles olime väga kohkunud, kui märkasime, et nii koridori kui ka köögituli põles. See koridori tuli, mis põles, käis lülitiga, vahekoridori uks oli endiselt kinni. Kass neil ise kahjuks või õnneks tulesid põlema panna ei oska. Me tegime isegi jalutama minnes maja juures video, mille taustal oli näha, et tuled majas olid kustus. What? See teeb kuidagi selle eriti reaalseks nagu. Sellel ööl oli meil väga kõha ainult 2 seal suures majas olla ja vetsus käia ka väga julgenud, kuigi ma arvan, et te väga tahtsite pärast seda. Vaata, kui sul on video, sa võid ennast ratsionaliseerida, võib-olla me tõesti, mingi jah, unustasime panna või mis iganes, aga kui sul on nagu videotõend ka, siis nagu mingi ei aitäh. Nii, ja siis on Etilt veel lugu nimega Vana-vanaema külaskäik. Lugu juhtus umbes 10 aastat tagasi. Ma olin siis veel suhteliselt väike, umbes 9 või 10 aastane, kuid mäletan seda õhtut vägagi hästi. Oli hingedepäev ja me olime sugulastega läinud seda tähistama vanavanemate juurde Rahklasse. Olime kõik just söömise lõpetanud ja me isaga seisime söögilaua juures. Teised olid ka kõik veel söögitoas. Esiteks, ma arvan, et meil on praegu juba nagu ühine teema olemas. Suured maamajad. Nagu living the dream. Suured maamajad. Living the dream. Mustade juustega tüdruk katsub varbaid. Maja plaan on umbes selline, et all on suur koridor, kus on vannituba ja trepp, mis viib ülemisele korrusele. Ülemisele korrusele magamistoad ja koridori kohal vanaisa kontor. Living the dream. Allkorrusel saab tubades ringiratast käia. Koridori uksest sisse tulles on kohe köök, sealt otse edasi minnes suur söögituba ja paremale minnes telekatuba, millest läbi kõndides ja paremale keerates saab uuesti kööki. Telekatoast saab veel ühte magamistuppa, millel on söögitoaga ühine sein. Niisiis, kui keegi suutis jälgida. Isa, nagu alati, rääkis kõhedaid, kuid naljakaid kummituslugusi ja lihtsaid lollakaid isa nalju. Nagu. Ühtäkki kuulsime väga selgeid samme, diagonaalselt kõndivat üle poole söögitoa, aga need tulid ülevalt korruselt. Mina sattusin kohe paanikasse, õige reaktsioon, kui nägin, et kõik on söögitoas ja hüppasin ehmatusest isale sülle. See on lihtsalt nii Scooby-Doo hetk minu jaoks praegu nagu.
Teised üritasid rahustada mind ja öelda, et arvatavasti olid hiired. Aga no need küll hiiresammud polnud. Lisaks üleval korrusel ei saaks niimoodi diagonaali kõndida, nagu sammud tulid, sest seal on sein vahel. Isa veel ütles pooleldi naljatades, et ta järsku tuli vanavanema külla hingedepäeva puhul. Ma tegelikult usun seda seletust siiamaani. Äkki ta tuli vaatama, kas maja ikka on korras ning kas talle ikka head süüa ja midagi kangemat juua jäetakse. Väga nice. Väga nice, kuule, aga me oleme teinud edusamme, me oleme 2 inimese isegi mitte täielikult kõik lood läbi lugenud. Äkki on aeg teha väikene Patreoni paus, mis sa arvad? Teeme ja nunnupallide pausi. Ja juhul, kui te ei tea, siis juhul, kui te ei tea, ma arvan, et te teate, aga meil on Patreon, kus on võimalik meie tegemisi toetada. Me vastu siis pakume väärtuspakkumust ehk siis saate kätte meie saated varem, tondijahid veel nädal aega suisa varem. Seal on võimalik lugeda meie saatemärkmeid või hääletada saated teemasid. Koduvideod, ma saan aru, on uus rubriik ja soovitused, sarjasoovitused, siis tondijahi musta materjali saab ka vahepeal natukene. Kõik asjad lähevad sinna. Everything is content, mida vähegi me suudame välja mõelda, mis oleks teile ka huvitav, seda me sinna paneme ja muidugi meie uudised alati ka esimesena sinna tulevad. Kui ei ole võimalik osta endale seda tellimust seal, siis on täiesti fine. On võimalik nädal aega tasuta proovida ja ka tasub olla tasuta tellija, sellepärast nagu ütlesin, et on asju, mis lähevad täiesti tasuta sinna ülesse. Meie uudised eelkõige, et tulge ja jälgige meid ikkagi seal, et see on meie siuke põhikodu, aga ärge unustage ka www.kikimoodi.ee, kus on merch ja igasugused bikiinid ja kikiinid või mis nad olid? Ja kikiinid. Ei, kikipikid olid. Jah, suvi on lähedal, täna oli väljas nii palav, et ma pidin ära surema, nii et let's do it. Aga siis personaalselt me ka täname meie toetajaid, suur aitäh teile, ilma teieta päriselt see saade ei saaks toimuda. Ja aitäh tippkülmaväristajatele, kelleks on Indrek, Keit, Mumm ja Volkergeist ja Pillerin. Aitäh külmaväristajatele Agnes, Anett, Anne, Anni, Annika, Anju, Bell, lille emojiga, Krissu, Diana from the Moon, Elin, Elizabeth, Endre, Erika, Edlin, Erki, Frida, Kathy, Grets, Heili, Helen, Heleri, Hundi, Plika ja ta selgitas ära kommentaaris, mis tema emojid tähendavad. Kass, tiigri käpajäljed ja tema, mis oli hingeloom, liblikas, oli vist niimoodi. Need on ära võtnud selle, mis sulgudes oli süda ja näpp meie poole, ehk siis armastab meid, aga nüüd on nii. Ühesõnaga, jätkame. Aitäh. Me ei armasta. Ju ta sai aru, et ma olen nii hädas selle nime lugemisega. Aitäh, Ilona, Iris, Janeriin, Janika, Jaks 666, Joss, Jörgen, Kadi Oliver, Kairi, Ghost emojiga, Karena ja Karina ja Kätt Austraalia. Ma jätan need ülejäänud kõhtähed sulle. Aitäh sulle ja aitäh Kati, Kats, Kelli, Kersti, Ketrin, Krattu, Kretsu, Krista, Kristel, Kristi, Kristin, Kätlin, I did it. Liina, Malle, Marta, Merle, No Name, Regli, Shirley, Silvia, Sirel, Tondiste, Valge Siil, Väike Päike ja Ülo. Jah. Hästi. Oota siis järgmine lugu. Täna on tagurpidi saade. Ja, võtan. Ütle, mis lehelt, siis ma saan juba ette valmistada, oma järgmise loo läheb vähem aega siin. Ma võtan äkki nüüd midagi sutil lühemat. Aga need on nagu kind of nagu natuke. Võta sisetunde järgi. Davai, ma võtan sisetunde järgi.
Võtan selle. Mis Ja lehekülg? meil on lehekülg, miks te ei näita mulle appi? Lehekülg on, noh, issand, te ei näita mulle, ma ei tea, miks. Kui sa võtad Ma läksin veel tools ja allapoole. word count, siis sa näed vist ainega. Ei näe, ta näitas mulle enne nii ilusti, nüüd ta ei taha. Aga ma tean, milles asi on, äkki ta nüüd näitab. Nii, ei näita. No anyway, ma läksin allapoole, sa ei saa nagu Ahah, nii. oota, ma panen page number siit külge. Proovi. Tahtsime teha endale elu lihtsamaks, aga... Ei teinud! Nii, nüüd on page number siit küljes. Nii, ütle siis, kus sa oled. Kas ma peaksin refreshima siis, jah? Ei, Maybe. Ei pea. siis ma eksin ära jälle. Praegu te ei näita mulle numberseid. I'm sorry, ma ei ütle sulle. Olgu, ma lähen siis täiesti lõppu. Mine kuskile suvalt. Sest et, jah. Nii, hei! Hei! Mu kalli kikimoorid, kuidas teil läheb? Rääkisime alguses ära vist, et päris okei. Õudne on olnud praeguseni, õudne. Ma nii väga ootan juba oktoobrit, kui algab pihta Halloween. Sama, ausõna sama. Ja ma loodan, et te teete ka mingi huvitava video näiteks kuulajakirjadega, see oleks lahe. Me teeme ka neid vahepeal. Jah. Mis ma pikal ära on siin, asun asja kallale. Tahan jutustada teile ühe loo. Do it. See lugu juhtus 5 aastat tagasi, kui mu vanaema suri. Olin väga kurb, kui kuulsin, et teda enam pole. Ei osanud ennast kuidagi seada. Ulgusin mitu päeva, kui jõudis kätte vanaema matus. Sorry, ma tahan sulle vahele öelda, et ma hakkasin lugu valima ja... Võtsin selle sama loo. Ja sa oled leheküljel 62, et sa teaks. Olgu, selge. Ma olen täiesti ülesse, nii et... Aitäh selle info eest. Täiesti kaootiline jälle nagu ma ei või nagu. Nii, lähme edasi nüüd siis, jah. Nii, olin väga kurnatud ja mitu päeva magamata. Kuidagi kuulsin koputasi. Või, vanaema matusel. Koputusi? Loodetavasti mitte kirstus. Keegi koputas mu toa akna peale päris mitu korda. Kuulis ka mu ema ja mu vanem õde. Ema tuli vaatama, kes koputas, äkki mõni külaline. Et välisukselt ei kuulnud. Kodus oli peielaud, okei. Meeldan küll siis, jah. Aga kedagi polnud. Väga imelik igatahes. Siis turgatas pähe, et ma olen kuskilt kuulnud, et kui lähedane sureb, siis tuleb, jätab hüvasti. Ju siis see mu vanaema oli. Loodan, et oli. Panin riidesse. Kuna läks väga kiireks, olin peegli ees juukseid patsi panemas, kui silmanurgast näen kedagi liikumas. Mõtlesin, et õde võttis midagi, aga kuna ma olin peegli ees, siis ma oleks ju näinud teda või kuulnud teda tulemas. Võib-olla kujutasin ette. Ma ei usu. Juuksed patsis hakkasin jakki selga panema. Ja sa kurat, peeglist vaatab vastu vanaema. Nagu sinu enda näo asemel. Oh boy. No siis ma küll nii hullusti tardusin, et hing oli mujal ja keha lihtsalt seisis. Hirmus kogemus minu jaoks, aga samas see oli korraks ja ta kadus. Ma ei osanud midagi mõelda ka, läksin välja autosse ja hakkasime kiriku poole sõitma. Vanaema ees meie taga. No ikka see surnukirstu auto. Ja. Ma hakkasin lihtsalt seda mõtlema, kas peelaud nagu pärast seda tavaliselt ei ole. Või siis oli see äkki matuste päev, millest ta rääkis? No, maybe, hommik. Ja lihtsalt perekond kogunes ja siis koos mindi. Vaata, kui kodust on, vanasti või minu vanatädi ärasaatmine oli niimoodi, et kirst oli avatuna verandal tema seal lapsepõlve kodus ja siis sealt nagu viidi... Ma ei teagi, kas äkki hobuvankriga või autoga või millegagi igal juhul kõndisime surnuaeda siis veel selle järel. Et tehakse küll seda jah, et kodust ka nagu. Ja ei tehakse. Ja siis on peielaud, jah.
Nii, kui hakkasin autos mõtlema, äkki vanaema tuli mind vaatama, sest me olime väga lähedased ja kannan ka vanaema nime. Mina kusjuures tahan võtta endale teiseks nimeks vanaema nime. Aga see on hästi suure riigilõivu pead maksma ja ma olen töötu. Nii, olime kiriku juurde jõudnud ja kõndima hakanud. Muidugi vanaema ees meie taga. Mina jälle pillin ja kõnnin pea maas. Siis tõstan pea ja vaatan preestrit. Ja preestri kõrvale, seal selgelt seisab vanaema. Hea, et kõrval, sest et ma kartsin, et preestri nagu on vanaema nagu. Sorry. Siis ma ei osanud enam midagi teha. Pigistasin silmad korraks kinni ja panin pea tagasi maha. Mõtlesin ja rahustasin ennast, et kõik võib siin maailmas uskumatu tunduda. Aga samas on kõik loogiline. Panime kirstu ilusti altari ette ja kõik, kes olid ka vanaema hing. Ühesõnaga, kõik, kes olid sinna kogunenud, siis jätsid vanaema hingega hüvasti ja siis tuli tema kord seda teha. Ja siis ta kirjutas niimoodi, tundsin enda kõrval tasast sosinat. Nagu keegi ütleks, kõik on hästi, ära nuta. Vaatasin hirmuga preestri poole, vanaema enam seal polnud. Jutlustus sai läbi. Vanaema läks tuhastamisele ja meie peielauda. Söögiisu nagu polnud, süüa ei tahtnud. Minu meelest on alati niimoodi seal. Ei tea, mul on küll alati ikkagi see nagu ma käiks nagu ma ei tea kui palju montustel, aga puljang ja pirukas, see on kuidagi nagu nii siuke. Mul ei lähe ta üldse nagu reeglina mitte midagi alla, aga eks see võib olla oleneb. Just vaata, siis on see pingelangus nagu, et ikkagi, aga inimesed on erinevad jah. Nii, kuhu me nüüd jäime? Süüa ei tahtnud. Kõik tõstsid midagi ette mulle ja öeldi, et söö. Istusin seal, kus oli vanaemale kaetud taldrik ja pits. Olime kõik püsti tõusmas ja hakanud pitsi tõstma, kui tunnen, kuidas keegi seda pitsi kiskus. Nagu andis tunda, et ära joo. Aga asi läheb veel huvitavamaks. Nii. Kuulan põnevusega. Ja ma vahepeal panen uue rea peale, sest siin on kõik on järjest kirjutatud ilusti. Ja mina olen pime inimene ja ma ei saa lugeda hästi niimoodi. Prillidega pime. Nii. Nädal pärast matuseid jäid päevad ära. Ära puutu seda pitsi. Nii. Mõtlesin, et depressioon. Aga siis mõtlesin, et äkki teeks rasedustesti, sest ma elasin see aeg mehega koos. Mine tea. Tegin rasedustesti ja test oli positiivne. Aga see selleks. Peale matuseid ei läinud vanaema ära, vaid jäi seniks, kui sündis minu väike tüdruk. Issa, kui nii nunnu. Enne lapse sündi külastas ta mind, aga kui laps sündis, siis teda enam polnud. Arvan, et äkki ta sündis uuesti minu tütrena või oli mu lapsele kaitseingel või kaitses meid mõlemaid. Kes seda teab? Siiani mõistatus. Ja alati, kui haual käime plikaga, siis alati ta hakkab itsitama ja on millegi üle rõõmus. Äkki see vanaema seal näeb või äkki ta näeb seal vanaema, keda mina enam ei näe. Või siis ta on rõõmus, et ta saab olla uues kehastuses ja samas hingeperekonnas. Ja siis ta vabandab, et lugu läks pikali. Jätke järele. Vabandame, et saade läheb pikale. Mis teie tunneksite, kui me niimoodi ütleksime? Andke andeks, saade läheb pikale. Jah, sest et üks lugu tuleb juba lähebki. Ja mõelge nüüd, mis tunne nüüd teil on? On siis hea tunne? On hea. Nii, aga minu poolt siis valisin välja, oota, kas ma värviliseks ka tegin või? Ei, aga kohe teen, et ma muidu unustan ära.
leheküljelt 25. Väga hea lehekülg. Nõndaks, hei! Ossa issand, tere! Oleme kaaslasega teie podcasti juba aasta aega vaadanud, lihtsalt mega hea ajaveede. Oh my god, aitäh! Nii, aga siin on seik sellest, kui elasime veel mu vanemate juures koos ning ka üks muud moodi lugu. Eellooks mainin seda, et juba kolimisel olid seal veidrad võbinad. Nimelt olen näinud oma surnud vanavanaema koridoris mulle lehvitamas, kui ka väikeseid lapsi trepi peal, kes kadusid koheselt, kui pea ära pöörasid. Wow. See on kõik eellugu alles, rääkimata koputustest, sammudest ja nii edasi, aga selle kõigega harjus ruttu ära. Ei. Ka sõbrad, kes on seal käinud, on tundnud on näinud mustasid kogumikke, kuulnud kedagi hüüdmas nende nime või tundnud, nagu keegi puudutaks neid selja pealt. Thanks selle eelloo eest. See on nagu see amuse-bouche, ehk siis vaatame, mis need päris lood siis on. Ja vanavanemad on siin juba ka meil korduv teema. Kriipid majad ühesõnaga. Nii, lugu 1. Kell oli õhtu ja suundusime kaaslasega voodisse. Üks hetk ärkasin üles kõheda ja seest külma tunde peale, nagu midagi või kedagi oleks meiega koos. Kuulsin magamiste ukse tagant 3 koputust. Ei koputa 3 korda, miks sa ei saa aru, nagu see ei ole viisakas? See on püha kolmainsuse mõnitamine. See on halb. See on halb ja sulgudes on, et meie magamistuba oli ühenduses panipaigaga, kust sai õue ja me tavaliselt ustlukku ei pannud. Miks teil ustlukku ei pane? Oota, sinu magamistuba on ühendus panipaigaga. Jah, okei. Ja panipaigast läheb välja ja uks ei ole lukus. Päris kriipar. Okei, nii. Mõtlesin. Nad teevad meelega seda endale, ma arvan. Oota, ma ei saa sellest lausest aru, ma loen selle ette ja vaatame, kas me saame koos aru. Mõtlesin, et tavakas, ütlesin, et aitab ja selle peale hakkas kaaslane läbi une õhku ahmima, nagu keegi lämmataks teda. Mis tavakas ütlesin, võib-olla siis, ma ei tea, ühesõnaga, ta ütles, et aitab ja selle peale hakkas siis kaaslane läbi une õhku ahmima, nagu keegi lämmataks teda. Proovisin teda äratada. Raputasin mitu korda, näpistasin, ei midagi. Tegin sügava hingetõmbe ja proovisin teda veel äratada. Kaaslane ärkas lõpuks ülesse ja ütles, et keegi vanem naine oli tema rinna peal ja üritas teda tappa. Tema ise seda nii ei mäleta, kuid seda, et ta korra ärkas, ta mäletab. Okei. Proovisin ka ise magama jääda ja unes nägin seda sama vana naist, kellel olid hallid nässusjuuksed ja söestunud keha, kes viibutas oma näppu ja kadus lakke. Issand, kui rõve tuleb veel targutama ka, ise pole. Ja siis viimane lause. Praegu seda lugu ette lugedes ühes vanas Itaalia Airbnb's käis meie ukse taga caps lock'is pauk. Ja siis on see tagurpidi smile'iga emoji nagu what the fuck. Ühesõnaga söestunud vananaine kõigepealt koputab 3 korda. Ja siis tuleb näpuga vehkima. Ja siis enne veel üritab tappa. Nii, okei, lugu 2. Usun, et olen mõnda viisi sensitiiv. Sõbragrupis on ka nali, et kui ma midagi ette näen või toimub mu juuresolekul midagi kummalist, siis see on timmeri moment. See on super hea timmeri moment, selle võiks võtta ka kasutusele. Oled me ära patenteerinud ei ole? Me ei saa seda ära patenteerida, kahjuks ma kordan. Näiteks ühe korra sõbraga õudukat vaadates ütlesin, et see õudukas on nii igav ja võiks olla õudukas, mis päriselt hirmutab. Samal hetkel lendas eluda uks pauguga lahti ja esikutuli sähvatas. Kõlab minu tüüpid. Jah, why you do this to yourself? Lugu 2 siis selline, olin 6. klassis, kui mu ema oli mu õega lapseootel. Suure vennana tundsin ikka huvi, kuidas mu ema ennast tunneb, kuidas mu õde veel kasvab ja nii edasi. Ema 6. raseduskuul hakkasin nägema enda veel sündimat õest unenägusid. Ühel öösel nägin unes, kuidas mu ema oli pesus ja ta sünnitus hakkas. Vannipõrand oli verine. Järgmine pilt oli sellest, kuidas mu õde sündis enneaegsena ja oli haiglas erinevate torude küljes ja lampide all. Ja siis, kuidas nad imepisikese titega koju sõitsid. Hommikul rääkisin sellest kohe oma emale. Ema oli üsna šokis, kell oli 7 hommikul ja laps räägib sellist asja. Ja saan aru. Pärast hiljem, kui koolis olin, helistas mulle vanema
ja ütles, et mu ema on haiglas, kuna ta hakkas sünnitama. mu õde sündiski siis 2,5 kuud enneaegsena ja oli paar nädalat haiglas, kuni nad tulidki koju imepisikese roosas kombekastitega. Jumala hea Timmeri moment. Täiega hea Timmeri moment. Meil on pluss, vaata, sa ei tea, see võis tegelikult täiega aidata ära hoida midagi hullemat, et sa oled ema nagu hoiatanud, et tal hakkasid, vaata need Braxton Hicksid on ju, kui ta ei oleks hommikul seda kuulnud, ta oleks võib-olla mõelnud, et need on mingi Braxton Hicksid on ju, suva, ma ei hakka üldse reageerimagi, aga kui oli juba tagaajus oli see, et okei, midagi valesti minna, läks kohe haiglasse ja asi lahenes ikkagi nagu kõige õnnelikumal viisil, on ju. Ja lõpetuseks ta siis ütleb, et meil on veel palju kõhedat kaasasünge minevikuga maamajast ja tuleviku ettenägemisest. Jääme ootama. PS, olete megatuusad ja siis on see südametega emoji ja teie olete ka megatuusad. Ma arvan, et see saade ongi siis sünge minevikuga maamaja, vanavanemad, koputused, lämmatamised, dear lord. Päris korralik saak, jaa. No ma ei tea, tegime siin võib-olla paar lõbus oli, mulle meeldis. Mulle nii meeldis see scrollimine ja valimine ja need lood ja see, et sind sai näha üle pika ajale. Joo, ma arvan, et neid Crapbag episoode siis teeme teinekord veel. Ma mõtlen, et kui neid kirju nii palju on siin, siis äkki teeme mingisuguse... Kui me nüüd siin juba oleme ja niikuinii on juba asi läinud siis sinna kanti, et 1, 2, 3, et meil peaks tulema veel 3 saadet pärast tänast ja siis me läheme väikesele suvepuhkusele. Aga võib-olla siis teeme niimoodi, et me sel korral teeme suvepuhkuse ajaks mõned Crapbagi episoodid, natuke lühemad küll kui tavalised, aga Crapbagi episoodid nendeks nädalateks, kui me puhkame ja siis kunagi juuli keskel tagasi tuleme. No näed, nüüd on eetris lubadus antud. Väga hea, aga siis siis meil tuleb siis läheb jälle kõik sassi, appi ma ei saa. Okei, ma sätin selle niimoodi, et minu OCD, mis peab olema niimoodi, et meil on nagu iga 5 või 0-ga lõppev saade on kuulaja epp, et ma sätin selle niimoodi, et läheks. Õnneks siis saab 4. hooaeg ja siis me saame alustada ilusasti episoodiga 1. jah. Saab küll uut hooaega alustada episoodiga 1. Jaa, aga siis on ikkagi see episood on 123. Ma pean kuidagi sellega jonksu ajama, tead, see on ikka suurem matemaatika. Et siin oleks ka nagu 5 või 0 lõpus. Ja, ma saan aru, aga ma ei tea. Sa oled siis ükski kuulaja, ma arvan. Tead, ma arvan, ainus variant on panna pärast puhkust algusest peale jooksma lihtsalt ja ongi hästi. Kikimoorid 1. Esiteks, need projektid on olemas siin juba. Ma ei saa sama 1A, ma saan niimoodi panna. Ühesõnaga, mõtleme selle peale. Ja siis vaatab, mis saab. Tegelikult on see üldsegi 223, sellepärast, et külmakaid oli 100. Noh, see on kõik tähtis tähistamiseks. Ja, tähistama peab. Ja. Olgu, aga ma loodan, et te väga nautisite eriti seda viimast osa, et paar minutit siit saatest olid kindlasti kõige põnevamad teile. Suur aitäh kõikidele, kes meil on kirjutanud. kikimoorid@gmail.com on koht, kuhu kirju saata, samuti www.kikimoori.ee ja saatke kunsti meile Instagramis, meilile, Facebooki, TikToki vist ei saa, võib-olla saab. Ja teate küll, püsige kõhedad.